Georg ja Korea siin tšekivad kuni Riverini sõbralikult läbi ja Georg proovib selle boti Riveri ära varastada ja ma arvan, et see on suhteliselt intelligentne panus Georgi poolt. 4000 näeb selline välja, et väga ei ole Koreal midagi, mida ta piidib. Jah, me näeme, et kuningas poisist on Korea ees, aga Koreal on väga raske siin välja leiutada kätt, millest ta ees on. Et ma arvan, et Korea viskab end ässemalda siin ära, muidugi eks siin ole ka näha. Siin iga 5, iga 6, iga 7, iga 8, iga 9, iga 10 vastase käes annaks talle vastasel vähemalt paari. Jah, seda küll ja Georg teeb ka niisuguse loogiliselt kõige ainsama loogilise käigu, et seda botti sa lihtsalt tšekkides tõenäoliselt maha ei võta, eks ole. Ja see 4000 on niisugune, mis see siis oli, mingi 30 mingit prossa potist vist, eks ole, et jah, lisaks mulle meeldib see sizing isiklikult sellepärast, et see 4000, et ta ei ole liiga suur, et ainult ridasi Riveril esindada, et seal võivad ka kahed paarid sees olla, võib-olla mingisugune S10 võib proovida siin väljut saada. Kuna see tšekiti Riverini maha, siis väike sizing on väga loogiline, et seal on ka kehvemaid käsi kui rida sees, et ei ole Koreal siin seda mõttekohta, et okei, kui ta suurelt panustab, siis kui tal rida ei ole, siis ta suure tõenäosusega bluffib, on ju. Et mulle väga meeldib, hea intelligentne bett ja ma eeldan, et Georg võtab kavala rebasena ikkagi miski talle haiseb siin. Miski midagi ta ei usu. Võtab aega ja ma tahaks öelda, et ta teeb ära selle kooli. Arvad? Teebki ära, täielik hero call praegu Korea poolt. Ma pean tunnistama mõlemat mängija poolt fantastiliselt mängitud jaotus, et Korea lõpuks tuleb sellest lahingust võitjana välja, aga ma ei ole muidugi näinud, äkki Georg ongi selline maniakilaadne toode, kes kõmmutab ja paugutab kogu aeg, aga tundus, et Georgi poolt minu arust hästi mängitud ja Korea poolt veel paremini tehtud call.